tuleb järjekordne mingi järjekordne dieet ja siis sa proovid neid jälgida ja noh, mis toimib ajutiselt ongi see, et sa oled kaloridefitsiidis, Mhm. aga sa ei saa nagu lõpmatuseni seal olla. Et need, kes Just. tegelevad fitnessiga ja iga hooaeg esinevad, siis nad peavad kogu aeg nagu seda, noh, sama joojotamise asja, eks ju, tegema. Mõni keha peab sellele vastu, teisele, noh, enamikele see ikkagi ei sobi, et sa oled pidevalt Mhm. nagu alatoidetud Mhm. ja sa varem või hiljem Noh, sööd selle kõik tagasi. jutumärkides ütleme selle, et mõni keha peab vastu, aga tegelikult need naised on ju viljatud. Üldjuhul Nagu kui küll, jah. sa hoiad oma rasvad madalal, rasvaprotsendi naisena nagu kogu aeg siin madalal, keha on stressis, kortisolid, asjad, see ikka mõjutab su organismi Absoluutselt. tegelikult ja Ja, et noh, aga see no, oleneb ka jah. vaata, et mis kilodega, et need, kes seal pidevalt näiteks võistlevad, siis jah, võtavad võib-olla mingi 5 kilo on ju, see pole veel midagi, aga Mhm, mhm, kes tulevadki välja sealt võistlemisest toitumishäirega, pluss mhm. 20 kilo, 15 kilo ja siis jälle tagasi tulla, et riidekapis on riided XS kuni ML on ju, et see kehal ei ole okei ja vaimsest poolest ei hakka rääkimagi on ju. Et jah, Ja kõik need ka füsioloogilised protsessid, kuidas need kehas hormoonid kõik rikutakse, et tegelikult kole ala, see fitness. ja just eriti naiste puhul, sest et no meestel on ikkagi seda, noh, ei ole nii oluline see, et seal oleks mingi see rasvaprotsent on ju.